Tervist, mina olen Henri või siis Pussi siia. kuidas kellele, eks ole. Ja siin on inspireeriv dokumentaal sellest, kuidas me perses Põlva Passatiga Eestist Lõuna-Prantsusmaale sõitsime. Seljakotid selga. No nii, me alustame oma teekonda. Kuhu? Kus me lähme? Poola. Tegelikult nagu mõtlesime Lõuna-Prantsusmaale minna, aga Poola kärab kahe, kes... Vaatame. Kõigepealt peab auto poole jõudma. Muide, me tegime seda kõike, kuna Sannu tahtis mulle Prantsusmaale külla tulla, aga talle ei sobi lennukid. No nii, tahad seletada meile, miks see keps näitab, et me jõuame kohale 19.17 ja 525 kilti. Ja see keps näitab, et me jõuame 21.07 kohale 729 kilti. Sellepärast, et on üks mees nimega Putin ja ta on ilge tropp. Ja nüüd tänu sellele, et ta otsustas, et fucking kuradi, ma ei tea, tal on Krimmi vaja ja kuradi Mariupolit ja kõike veel on ja tahab kuradi kaanida Ukrainat, siis nüüd me peame fucking sõitma 2 tundi kauem. Lihtsalt, sest Putin on munn. Ma tahan nagu kütsi talt. Mees, saadame Putinile kütsi arve. Kui ta ei oleks munn, me saaks minna praegu läbi Kaliningradi ja jõuda palju varem kohale. Nii surevad, aga mees, meie paak ka tühjeneb, on ju. Järgmiselt see üks probleem ei võta teist ära, on ju. See, et siin on bigger fish to fry, ei tähenda midagi. Nagu selles mõttes. Ma ei saa aru. Fuck ka. See 21.07 vist ei saa nagu põhjust. Ka küll, noh. Mida vittu, miks sa türa magad siin eel? Aitäh. See on nagu lapsele nad lutti või? Rahune maa. Ja lähme Venemaale. Kohe lendame. Iga 5 minta tagant türa. Mine Kaliningradi. Mine perse türa. Ületame kiirust. Kui on probleem, kirjutage puts.info e-mailile. Meid väga huvitav. Näe, vaata seda päris. Ja kui lähme võnkule. Ja kui sa lased sellel timeril täis millest actually ruuti, me oleks ääre pealt literali läinud Vene piiri äärde. Läbi Venemaa ei lähe veel. Aga, mis Passatil põleb? Seeriana, opa, nii. ABS tuli, start-stop, eks errorisse ja no stabilisatsioon kontroll, eks ole. Hea start. Igat hea start, me oleme alles fucking Leedus. Let's go! Carfix mekaanik. Ise läks korda. Vau, Leedu ongi nii ilus. Traktor, pljad! Sveiki! Veel Leedus olles proovisime me kõigile vennalikult käppa visata, aga tuleb välja, et leetlased on parajad munn. Fucking Lõuna-Leedu, no. Can't think of a more random place, kus saaks elada, no. Isabel, obused, karju! Mursi! Karju! Ei, tšau! Kas me läheme mingi narksis smugeldamist pidi poole või? I guess. Jääb varastatud autot, davai, varasta. Me crossime borderit mingi narkosmugeldamiskohas. Aga kus siin on palju suurem tähendab, siis kontrolliks, kui suure teeb. Ja. 70 meetrit poolane. Piirivalvurid otsisid meie auto läbi, aga õnneks ma tõmbasin kogu koka juba Lätis ninna, nii et... Türa isegi Leedu kruusatee oli parem, kui me oleme Poola. Ega Poola Eestist nii erinev polegi. Teed olid ikka auke täis ja paneelmajad vaatasid ka vastu nii, kui sisse sõitsime. I love Poland, kurda matš! Tegelikult tuleb mingi koht. Oi, ei, vagana lože. Või vittu. Oi, ei, vagana lože on teeb. Ja märtsi. Isabel tahtsid ujuma minna, lähme fucking Jezoro Lipinskisse. Sõida fucking Jezoro Lipinskas ujuma. See kõlab nagu mingi sitt õlle. See proovib songi. See kõlab nagu Karloška ja Slota põhimõtteliselt.
uogólniając szeroko, bo mówimy o gwarze, nie był właśnie język mazurski. Fucking way, it's some bad Nie, bo moja matka, kiedy rosyjski front zbliżał się już bardzo. Opa! Juudi jõulupuu ja me oleme fucking Poolas. Nihuja! Sildi peal on kirjas Presset Ruga Strogi Vlitši. millegipärast ma too õhtu edasi ei filminud, aga me jõudsime Gdanski ja magasime mingis ülisita augus hostelis. Holy fuck, seal ei saanud isegi duši käia. Jube! Ma ikka tunnen vahet, et nähtamatu ahel, see on linna külge kinnitanud mind. Good morning from Poland. Ja me oleme mingi täiesti geto ajas hotellis. Nii geto, et me isegi läinud duši alla siia nagu. Me ennem läheks truckstoppi. Aga näe, Poola Lasnamägi. Gdanski Lasnamägi. Jou, peremees. Mida vittu? Gdansk ise on väga ilus linn tegelikult. Ma kuulsin, et sakslased olevat omal ajal ehitanud selle ja guess what? Me panime õitsi kell 10 hommikul, let's go! 4.50 õlle eest ei ole üldse halb kesklinnas, vanalinnas. Ma oleks juba sniister ehk midagi. Sander, meie staarautojuht. Trajektoor nihkes. Piroogi. Need piroogid olid pasad ja nad küsisid 6 türa euri kraanivee eest. Mida? Räägivad omavahel raadiosaatjatega. Mida? Nad räägivad omavahel juttu raadiosaatjatega. Meil on igal ühed raadiosaatja käes, nad räägivad midagi. Ma jälle ei filminud, aga me sõitsime Gdanskist Berliini äärde, tee peal jätsime sellise review ühele poekesele ja siis me magasime fucking telgis. Metsa venna elu lõvus, kas sa seda siis ei tea, ramar ütles põõsab ilus, sääsed lenvad ümber. Ta midagi öelda või? Ma olen Berliini kõrval metsas ja ma jõun Poola õlut. Vaata, kus ma magan. Kurb välja. Mingi jumala loo, mis omadega. Tuleb oleks, et tuleb praegu liptad juurde. Nesti hotelli ei taha minna. 10 10-st parim öömaja terve tripi jooksul, eks ole? Ausgang. Saturn. Kus me oleme? Me oleme Berliin. Me oleme kuskil Prantsusmaa ja Poola vahel. Tuleb välja, et Berliinis on kõige rohkem kaitset juutidel, kes protestivad Iisraeli eest. Ei tea küll, miks sakslased kätt üles ei tähendab ette ei pane sellele. No okei, võib-olla seal ka ülemääraselt armastatakse juute, aga... Me oleme Berliinis. Siin on hunnik lühikesi pikalinnadega Siin kunagi USA sõdurid, Vene sõdurid. Väidetavad USA sõdurid ütlesid, Vene sõduritele Coca-Colat ja Lääne värk. Mehed said aru, et nagu võib olla VR the bad guys. Siin oli kunagi müüri värki, siin on isegi pilt, milles asi siin kunagi välja nägi. Mõlemal pool tangid, vaata. Tegelikult mõlemad nagu shaking in their boots, vaata. Spionaaživärki toimus siin, enamasti toimus kuskil vist seal poole on üks sild, kus see toimus enam. Selles suhtes siit on joostud koos lastega, on lisatud lapsi üle, on igasugu ägedaid asju tehtud. Nõukogude Liit oli nii tore. Mul on ainult üks asi öelda Berliini kohta. Fucking palav on. Õnni?
on ka palju. Маша, медведь. Это Берлин, Германия. Volkswagen Passat, I'll be rolling, shalala. I got the need for the speed, baby, ride or die. Taaskord me ei rekordinud, sest SD-kaart hakkas täis saama, aga me jõudsime kuskile Saksamaa sitaauku linna ja siis... Surm Pariisis sügiseses pargis. Vaata, oled spaas. Oleme spaas. Hamburg, wieder in Berliin. Me olime Berliinis just. Pariisi lähme nüüd. Õlled on Poolast, aga hetkel oleme Pariisis. Peaaegu. Inimesed räägivad, et see on kõige ilusam koht, kus Pariisi vaadata, see torn Montparnasse, sest sealt ei ole seda fucking musta tildot keset linna näha. Nagu te näete, mida aeg edasi, seda vähem ma filmisin ja ma süüdistan selles enda väiksemahulist SD-kaarti ja no üleüldist väsimust ka, sest et sõitmine ikka kassib sitaks ära lõpuks. Igatahes me olime lõpuks Pariisi jõudnud ja me tiksusime seal mingi nädal aega järjest reaalselt. Tere päevast, Putis.ee siinpool, Eiffeli torni kõrval, eks ole, Eiffeli torn, Pariis, pask, selgpõigut pole, lauaviina pole ja keegi ka no Putis.ee rääkides. Vaata, see on see suur torn sealt Ratatouille filmist, mine munni, ei ole nii! Sinna Hispaanias pooki. Oleme siit Pariisist üles leidnud haruldase loomaliigi, Eesti mees. Ja siin me näeme teda tegelemas oma igapäevategevustega, milleks on õlle joomine ning Facebook Marketplace'is rontide scrollimine. Ja siin me näeme armastuse linna. Wow! Kõrge ütleb! Istusime maha ja tegime väikse pikniku, mis tähendab Prantsusmaa mõistes lihtsalt teid drinkimine pargis ning siis saigi mu kaamera SD-kaart täis ja klipid said otsa. Aga mis te arvate, et see on kõik või? Mees, see Passat jõudis veel Andorra mägedesse, Monakosse, me lasime Nitsas triibupastat, mees. Ühesõnaga me trippisime terve Lõuna-Prantsusmaa läbi, sest ma elan seal, eks ole. Lõpsõnaks soovitan kõigil võtta üks Barsa Passat ja teha Euroopale tiir peale enda sõpradega. Goodbye, good night.